Tere päevast ja mul on erakordselt hea meel täna siin olla. Ja kui me oleks teisel pool suurt lompi Ameerikas, siis ma võiks teile soovida täna ka head ettevõtluspäeva, sest just 6 kuud pärast 2010. aastal alustatud petitsiooni USA's, kus siis hulk ettevõtjaid esitasid petitsiooni, et kuidas on võimalik, et sellises ettevõtlikus riigis ei pühendata ühtegi päeva neile, kes tegelikult loovad väärtust, uusi töökohti ja innovatsiooni, siis president Obama otsustas kuulutada just novembrikuu kolmanda teisipäeva USA's ettevõtluspäevaks. Aga tuleme tagasi sealt kaugelt lombi tagant siia Eestisse ja täna on meie fookuseks hoopis naiste ettevõtlus. Ja ma pean ütlema, et täna olen ma siin teie ees Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi äriarenduse valdkonna juhina, kuid oma varasemas elus, eelmises elus olen töötanud ka Euroopa Komisjonis, kus ma olin 5 aastat energeetikavoliniku Kadri Simsoni kabineti asejuht. Ja pean ennast üldiselt õnnelikuks inimeseks, sest nagu te tervituspaneelist nägite, siis on mul täna väga inspireeriv juht, on olnud väga inspireeriv juht ja loodan ka edaspidi töötada inspireerivate inimestega. Ja ma alustaksin tänast ettekannet ühe looga. Aasta 2022 oli EIA jaoks erakordselt raske aasta. Ta põhimõtteliselt tundis iga päev, kuidas ta kaotab kõigis eluvaldkondades. Absoluutselt iga päev. Hommikud olid kõige raskemad. Äratuskell helises, aga ta ei tahtnud tegelikult voodist tõusta. Ja see ei olnud selline mittetahtmine, nagu meil kõigil võib-olla mõnikord hommikuti on, kui äratuskell heliseb valel ajal, tavaliselt liiga vara. Vaid see oli midagi hoopis muud. Ja 28. novembril 2022 läks ta väsinud, nutetud silmadega oma ülemuste juurde ja ütles, et tema rohkem ei suuda, et tema peab lahkuma, et tal ei ole enam soovi iga hommik tööle tulla. Ja ideaalne maailm eeldaks, et kui sa sellise otsuse teed enne palgatööst loobumist, siis sa tead täpselt, kuidas sa edasi lähed. Kuidas sa üüri maksad, kui palju on sul vahendeid pangakontol, aga EIA-l polnud midagi. Tal oli ainult teadmine, et niimoodi ta edasi enam ei suuda. EIA oli 17 aastat läinud sinna, kuhu teda kutsuti. Reklaamiagentuur, advokaadibüroo, filmiproduktsioon, ajakirjad, kirjastus, startupid. Aga ta polnud kunagi mõelnud, mida ta tegelikult tahaks teha. Mida ta päriselt tahaks teha säravate silmadega. 2023 aasta ei olnud kerge, aga tema jaoks oli üks väga oluline vahe. Nüüd ta teadis, miks ta midagi teeb ja miks ta hommikul tõuseb. Täna EIA aitab teisi, aitab neil leida oma häält ja julgust muuta elu, sest ta teab, murdepunkt ei ole lõpp, vaid see on millegi algus. EIA on edukas koolitaja, coach ja kogemusnõustaja. Peale selle on ja jääb väga heaks kirjanikuks. Ja kummalisel kombel on EIA lugu väga sarnane Eesti majanduse viimaste aastatega. Antud tabel siis näitab riigi majanduse suurust elaniku kohta arvestades hindasid. Ja tegemist on indeksiga, kus siis Euroopa Liit võrdub 100-ga ning iga riigi väärtus näitab, kui kaugel on see riik Euroopa Liidu keskmisest. Indeksi väärtus üle 100 näitab, et riik on Euroopa Liidu keskmisest rikkam ja vastupidi, kui see indeks on alla 100, siis on tal veel arenguruumi, et jõuda järgi Euroopa Liidu keskmisele. 2021. aasta oli see aasta, kui
oli Eesti kõige lähemal Euroopa Liidu keskmisele. Siis moodustas meie SKT Euroopa Liidu keskmisest 85%. 2022. aastal jäime me juba Euroopa Liidu keskmisele kasvule alla ja 2023 aasta võiks ära unustada. Igatahes see oli suhteliselt pessimistlik juba. Läti ja Leedu pole küll ka Euroopa Liidu keskmisele lähemale jõudnud, aga vähemalt on püsinud samal tasemel. Ja lisaks Baltikumile olen lisanud ma siia ka Soome, sest eestlase lemmiktoit on ju ikka naaber. Ja kui midagigi siit nagu tabelist nagu kaasa võtta ja lohutust otsida, siis võiks ju öelda, et Soomel on veel halvemini läinud. Aga ma hiljem oma ettekandes räägin, et miks selline rõõm oleks väga ajutine ja pigem Pyrrhose võit. Sarnaselt EIA-ga on 2025 aasta pakkunud meile lootust ja prognoosid tuleviku osas on muutunud helgemaks. Eesti majanduskasv peaks järgmisel 2 aastal ületama 2%, arvestades, mis toimub mujal ja Euroopa Liidus, siis selle 2%-ga võiks rahul olla. Samuti on vaatamata kaubanduspingetele kasvanud välisnõudlus, mis tähendaks seda, et meie ekspordisektoritele võiks anda see täiendavat stiimulit, oma kaupu rohkem ja ka teenuseid rohkem müüa. Eratarbimine on küll nõrk, kuid tarbijate kindlustunde näitajad pigem viitavad ka sellele, et sealgi võiks loota paranemist. Baltikumi kontekstis on palju räägitud Leedu fenomenist. Et vaadake, kuidas Leedul ikka läheb hästi ja miks te nii ei tee nagu Leedus ja miks te ei kopeeri ja kõik ettevõtjad lähevad ju ainult Leetu. Aga vaatame korra numbritele otsa, et kas see päriselt ka niimoodi on. Ja võib-olla vaatame just seda välisinvesteeringute mahtu Baltikumis. Kui me vaatame välisinvesteeringute mahtu absoluutväärtuses, siis me näeme, et Eestis ja Leedus on viimasel 5 aastal olnud see sisuliselt võrdne. Leedus on see nõks küll kõrgem, kuid suures pildis on see samas suurusjärgus. Kui me aga vaatame seda nii-öelda suuruse mõttes inimese kohta, siis me tegelikult näeme, et need Eesti maht on oluliselt suurem. Sest paraku me peame ju arvestama oma suurust, me peame arvestama oma tööjõudu, sest see on nagu oluline, kui palju me üldse investeeringuid suudame siia maandada. Ja tegelikult, kui me räägime välisinvesteeringute mahust, siis tihtipeale positiivsed uudised ei ületa uudiskünnist ja võib-olla ei jäävad ka nagu natuke tahaplaanile, siis tegelikult on sügis olnud edukas. 16. septembril avas Elcogen Tallinna külje all Euroopa ühe suurima vesinikutehnoloogia tehase. Selle investeeringu maht oli 50 miljonit eurot. Juba järgmisel päeval avas ABB Jüris 2 uut strateegilist üksust, tuulegeneraatorite globaalse hoolduskeskuse ja suurte sünkronisaatorite tootmisliini, investeerides kokku 9 miljonit eurot. Ja selle suurepärase nädala lõpetas positiivne uudis Narvast, kus Kanada ettevõtte Neo avas Euroopa suurima püsimagnetite tootmise tehase, mille rajamine läks maksma peaaegu 100 miljonit eurot. Ning selle tehase toodang suudab varustada aastas ligi umbes 1 miljoni Euroopas toodetud elektriautomootorid. Aga miks see kõik siis ei ole kajastunud meie SKT kasvus? Miks me näeme edulugusid, aga tegelikult me ei näe seda statistikas? Ja siin slaidil on nüüd toodud välja Balti riikide põhilised ekspordipartnerid. Nagu ma enne mainisin, siis meie jaoks on Põhjamaad, Soome ja Rootsi väga olulised ekspordipartnerid. Nende 2 riigi osakaal meie ekspordist on peaaegu 25%. Ja kui me nüüd vaatame siin Lätit ja Leedut, siis Lätis on Rootsi alles 4. ekspordipartner 5,5%-ga, mis on enam-vähem Eestiga küll siis sarnases mahus.
aga siin esi-7 me ei näe Soomet. Ja Soome on siis Läti jaoks alles 10. ekspordipartner 3%. Leedu jaoks on 7. ekspordipartner Rootsi ja Soome alles 15. ekspordipartner. Teine suur erinevus siin tabelis, mida te ilmselt ka näete, on Poola asukoht. Leedu jaoks on Poola teine ekspordipartner 10%, Läti jaoks 7. 4,5% ja Eesti jaoks alles 9. ekspordipartner 3,6%. Kui me nüüd siit teeme sellise üldistuse, et Põhjamaadel on viimastel aegadel läinud pigem halvasti ja Poolal majanduslikult mõttes hästi, siis on see võib-olla osaliselt vastus meie küsimusele. Aga nagu öeldakse, siis autot pole kunagi mõtet juhtida tahavaate peegli abil, sellepärast et seal me näeme ainult seda, mis on olnud. Oluliselt tähtsam on keskenduda sellele, mis on tulekul. Ja seetõttu tooksin ma välja ka mõned olulisemad aspektid, mida me teeme siin riigis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Eesti ettevõtluskeskkonna parandamiseks ja uute investeeringute meelitamiseks. Tahame või mitte, siis me peame rääkima elevandist ruumis. Selleks on julgeolek. 5 aastat tagasi poleks tõenäoliselt mitte kellelgi tulnud isegi pähe sellist slaidi majandusettekandesse panna. Seda oleks vaadatud imelikult, et kuidas see asjasse puutub. Täna investoritega kohtudes sa ei saa sellest slaidist mööda minna. Ja õnneks on Eestil selles suhtes hea ajalugu kaitsekulutustega. Me oleme täitnud rohkem kui 10 aastat NATOs ette seatud eesmärki 2% SKT-st. Järgmisel aastal kasvatame kaitsekulud 5,4%-le SKT-st. Ja sõda Ukrainas on tegelikult õpetanud meile ühte asja. Sõda on ajas väga palju muutunud. Sõjamasinad, mis teevad ilma lahinguväljal, ei ole täna enam ainult tangid, haubitsad, suurtükid, mille tootmisvõimekus on vaid suurtel riikidel. Täna teevad sõjaväljal ilma droonid, autonoomsed süsteemid, tehisintellekti juhitud platvormid. Sõjategevus on muutunud digitaalseks, kus sensorid, satelliidid ja kübervõimekus mängivad sama suurt rolli kui relvad. Reaalajas andmeanalüüs ja masinõppe algoritmid võimaldavad sihtmärkide tuvastamist, logistika optimeerimist ja mõnel juhul isegi otsuste automatiseerimist. Ja see tähendab, et ka meiesuguse väikeriigi jaoks on võimalik kaitsekulud muuta kaitsetuludeks. Meil on võimalik nende samade kuludega toetada ettevõtlust, tootmist siin samas Eestis. Eelmisel aastal läksid kaitsekuludest 490 miljonit eurot meie enda tööstusesse. Kuid me teeme kõik, et tulevikus see protsent muutuks ja summa muutuks suuremaks. Teine oluline teema on teadus- ja arendustegevus. Sest Eurostati andmed näitavad, et viimase 10 aasta jooksul on Euroopa Liidus teadus- ja arendustegevuse või riikide panus teadus- ja arendustegevusse kasvanud poole võrra. Ja tegelikult võime ju ennast ka kiita. 2023. aastal oli Eesti avaliku sektori teadus- ja arendustegevuste investeeringute maht osakaaluna SKT-st Euroopa Liidus teisel kohal pärast Saksamaad. Riigieelarvest suuname 1% SKP-st teadus- ja arendustegevusele. Viimane kord oli see 440 miljonit eurot ja eesmärk on seda taset hoida. Oluline muutus on ka toimunud ettevõtjate seisukohast, sellepärast et me näeme järjest enam, et ettevõtjad panustavad teadus- ja arendustegevusse.
2023. aastal investeeris erasektor teadus- ja arendustegevusse peaaegu sama palju kui avalik sektor, 405 miljonit eurot, mida on rohkem kui kunagi varem. Aga muidugi teeme me kõik selleks, et veelgi soodustada ja motiveerida panust teadus- ja arendustegevusse tõstma. Üheks selliseks näiteks on rakendusuuringute programm, mille abil saab luua ja testida prototüüpe ning läbi viia esmaseid valideerimisi. Ja senine statistika näitab, et rakendusuuringud kui teostanud ettevõtted on edukamad. Nende tootlus on 120% Euroopa Liidu keskmisest, mis on päris muljetavaldav, sellepärast et me üldiselt räägime Eestis pidevalt sellest, et kuidas meie tootlikkus on madal. Samuti on nende ettevõtete käive kasvanud jõudsamalt kui neil ettevõtetel, kes arendustegevusega ei tegele. Lisaks soodustame teadus- ja arendustöötajad toetusega inseneride ja teadlaste palgale võtmist. Selle toetuse siis sisu on, et kui palkad endale firmasse teadlase või inseneri, siis riik maksab kuni 50% töötaja tulumaksust tagasi. Ka selle toetuse eesmärk on just hoogustada kallimate ning konkurentsivõimelisemate toodete tootmist ja selliste toodete ja teenuste osakaalu kasvu Eesti majanduses. Ja hiljutine innovatsioonitabel European Innovation Scoreboard tegelikult näitab seda, et meie pidev selline teadusesse, arendusse investeerimine, startup keskkond, avatud majandus ja võib-olla ka selline teaduslik lähenemine on andnud efekti. Et kui me vaatame, õnneks on suur ekraan, ei ole väga väike, Eesti positsiooni kasvu selles indeksis, siis me oleme teinud siin päris muljetavaldava kasvu. Nii, see laser on siin küll ütlemata nõrk, aga see Eesti on seal ütleme siis esimese kolmandiku peal. Ja kui me vaatame nüüd oma naabreid, sest naabritega, nagu ma ütlesin, meil meeldib ennast võrrelda, siis Leedu on umbes seal 2/3 peal. Ja Läti on päris seal tabeli viimases otsas ja peab ütlema, et Läti kolleegidega suheldes, siis nad tegelikult on päris mures selle pärast. Sest teadupärast teadus, innovatsioon, see on selline valdkond, kus need tulemused tulevad päris pika ajaperioodi järel. Üks suur muutus, mida me oleme teinud, on just keskendumine lisaks väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ka just suuremahuliste investeeringute toomisele Eestisse. Ja see loogika seal taga on see, et üks suur ettevõte, mis siia Eestisse oma tehase loob sinna ümber võrgustiku, loob sinna väärtusahela ja see annab teistele ettevõtetele võimaluse selles tootmises osaleda. Ja septembri lõpus avalikustasime esimese suurinvesteeringute toetusmeetme projektid, mis siis toetust said. Siin oli siis kolm projekti. Ja kokku nende maht oli 400 miljonit eurot. Nende kolme hulka siis kuulus projekt Sillamäel, kuhu rajatakse Eesti esimene suuremahuline rohelise vesiniku ja ammoniaagi tootmis- ning taristukompleks. Paldiski Lõunasadamasse kerkib tipptehnoloogiline gaasielektrijaam ja Kehrasse rajatakse siis täiendav kõrgtehnoloogiline jõupaberi tootmisüksus. Aga see oli alles algus. See kestab põhimõtteliselt 4 aastat ning kindlasti toob see veel Eestisse suuri investeeringuid. Suheldes ettevõtlus- ja innovatsiooni sihtasutusega, siis tegelikult nad näevad, et nende nii-öelda nõustamisjärjekorras on väga palju neid ettevõtteid, kes Eestisse tahaksid tulla. Nii et ma arvan, et siit me kuuleme veel edulugusid. Teine teema, millega me tegeleme, on tööstuspargid.
Miks me tööstusparkidega tegeleme? Eks see on nagu põhiliselt küsimus selles, et kui investor tahab tulla Eestisse ja tootmist rajada, siis tegelikult me konkureerime teiste riikidega eelkõige, kui kiiresti ta suudab sellest nii-öelda esimesel päeval, kui tal see mõte tuleb, kui kiiresti on võimalik see tootmine reaalselt valmis ehitada. Ja siin me teame, et eks erinevad huvid alati põrkuvad. Keskkond, majandus, metsad, loodus ja nii edasi. Ja sellepärast me tegelemegi tööstusparkide rajamisega, kus on nii-öelda selline eeltöö ära tehtud. Seal on ära tehtud elementaarne keskkonna hindamine, seal on olemas mingisugused kindlad, ütleme siis, ressursid, energiaühendused, võib-olla ka transpordiühendused ja see kõik võimaldab selle investeeringu sinna oluliselt kiiremini maandada. Aga lisaks sellele, eks me tegeleme ka planeeringute kiirendamise ja lihtsustamisega, et see on ka teema, millest on pikalt räägitud. Praegu on Riigikogu menetluses esimesed planeerimisseaduse muudatused, mis peaks ettevõtjate olukorda lihtsustama. Lisaks on rajamisel tööstusalade kaardi lahendus, mis tähendaks seda, et põhimõtteliselt on investoril võimalik tulla, avada kaart, panna sisse sinna tingimused, mida tal on vaja, nii-öelda maa-ala suurus, tehase hoone, millised ühendused on tal vaja, kui palju energiat vajab ning ta näeb sealt kaardi pealt ära, millised asukohad võiksid talle Eestis sobida. Ja kolmas selline kõige ambitsioonikam, aga mitte uudne, sest kõigil meie naabritel on see põhimõtteliselt juba olemas, on strateegiliselt oluliste investeeringute ekspressrada, mis siis annaks sellise oluliste suurte investeeringute jaoks täiesti eraldi menetluse, eraldi kontaktpunktiga ja võimaldab kiirendada just seda protsessi, sest ettevõtja jaoks on aeg raha. Väiksemad asjad, millega me ka tegeleme, reaalelulised testkeskkonnad. Et tihtipeale on innovatsiooni üheks takistuseks see, et seda ei ole võimalik reaalelus kiiresti kasutusele võtta. Meil on mitmeid asju, mis on Eestis harjumuspärased, alates pakirobotid, mis tänavatel liiguvad ja nii edasi, kuid tavaliselt on nende jaoks alati tehtud mingisugune seadusmuudatus, selline kiirkorras midagi. Et selle tõttu oleks palju mõistlikum, kui selle jaoks oleks eraldi raamistik, et oleks võimalik uusi ja innovaatilisi lahendusi reaalelus ohutult katsetada. Ja üheks selliseks näiteks, mida me silmas peame, on iseteenindusapteekid. Ja kuigi see pilt on selles mõttes petlik, et võiks ju küsida, et aga selline asi on ju olemas, et see töötab, siis reaalselt see iseteenindusapteek töötabki apteeki koosseisus, ta on avatud sel ajal kui apteek ning sealt saab neid samu tooteid sisuliselt, mida saab ka Selverist osta. Nii et see on selline poolik tehniline katsetus, aga eesmärk oleks rajada, et seadusandlus võimaldaks sellises iseteenindusapteekis müüa põhimõtteliselt kõiki tooteid. Üks selline Eesti, võib-olla ma arvan ka innovatsiooni osas, miks see innovatsioonitabelis meie koht selline kasvu on teinud, on reaalaja majandus. Nagu öeldakse, siis andmed on uus nafta ja digitaliseerimine ja automatiseerimine muutub iga päev järjest olulisemaks. Et siin ma usun, et on meil kõigil päris palju veel teha, et me suudaksime bürokraatiat vähendada, suudaksime liikuda mingisuguste e-arvete ja muu sellisega kiiremini ja võib-olla ka laiemalt üldse kogu tootmise automatiseerimine, automaatsed laod ja eks see eeldabki digioskuste kasvu, et me ei räägi enam Eestis digioskustest kui lihtsalt sellest, et ma oskan hiirt kasutada ja mõningaid programme, vaid see tähendab midagi hoopis muud. Ettevõtete digiküpsus, et ollakse valmis selliseid muudatusi läbi viima. Ja siis ma usun, et see digitaalne ühiskond annab meie majandusele kindlasti eelise, et Eestis on see nagu Eesti
digiedulugu teatakse Euroopas, teatakse maailmas, aga kindlasti me ei tohi siin nagu seisma jääda, et arvestades seda, kuidas tehisintellekt areneb, siis peame me sellega kaasas olema. Mida veel teha? Mida me kõik igaüks saame iga päev teha selleks, et meil läheks paremini, et majandus kasvaks ja elu Eestis läheks paremaks? Ma arvan, et koostöö on üks võtmesõda, et selleks, et ühiskond saaks jõukamaks, peame panustama me kõik koos. Ja selge on see, et ettevõtluses on praegu murrangulised ajad, mingid ärimudelid, mis varem töötasid, enam ei tööta. Mingisugused eelised, mis Eestil on olnud, on tänaseks ära kadunud ja see tähendab kohanemist. Ja üks võib-olla selline majanduskasvu oluline komponent, mida me tihti alahindame, on ka optimism. Et ise tuleb optimistlik olla ja siis on kõik võimalik. Ja võib-olla kui see kõik nagu kuidagi võtta sellisesse valemisse kokku, et kuidas siis seda pikaajalist edu nagu saavutada, siis innovatsiooninälg ja mugavustsoonist eemaldumine. See on see võti, mis meid viib edasi. Ja siin ma ei vaata ainult ettevõtjate otsa. See kehtib ka riigi, see kehtib ka minu jaoks, see kehtib meie kõigi jaoks. Et tihtipeale tuleb riske võtta ja riskide puhul tuleb alati ka arvestada, et riske sa saad maandada, sa saad arvestada nendega, aga nad võivad ka täituda. Ja siis võib-olla tuleb ka valmis olla selleks, et järgmisel päeval mõne meedia väljaande esilehelt lugeda, et kuidas kõik on täiesti idioodid ja kuidas selline nagu nii halb investeering tehti. Aga see on riski ja ettevõtluse mündi teine pool, millega tuleb arvestada. Ja kui võtta kuidagi kokku see ettekanne, siis ma tegelikult ütlekski, et loodame, et meil kõigil on sama palju julgust nagu Eial. Teha muutus, muuta oma elu, hüpata tundmatus kohas vette ja riskida. Aitäh teile!